varahommikut me siis täna võtame teid kaasa ja lähme toome koju ühe kere, millest me kavatseme teha igasugused põnevad asju. Veel täpselt ei tea, mis kõik sinna kere peale tuleb, aga midagi põnevat tuleb. Ja me mõtlesime, et see oleks kindlasti tore asi, mida vlogida või mida üldse dokumenteerida. Sest ehitus tundub juba, kavandina juba tundub põnev. X5 on meil ilusti pakitud koormarihmasid asju täis ja kere leidsime isegi kodust mitte väga kaugelt, et täna on isadepäev ja siis saabki selline asjakohane kink siis Siimule. Et jah, tuleb põnev. Enne automaksu tuleb selline tegu ära teha, sellepärast, et muidu pärast on jama. Ja vaatame, mis endast see kere siis tõotab ja võtame teid sellele teekonnale kaasa. Nagu te nägite, siis me ostsime endale Opel Calibra. See on tegelikult Siimu ammun unistus omada Calibrat, aga nüüd ta tahab seda nagu veidike teises võtmes omada, ehk siis teha sellest midagi huvitavat. Põhimõtteliselt on täiesti paljas kere, palju detaile puudu, kuid päris palju on ka küljes ja kere seisukorda on isegi üllatavalt hea. 93. aasta Calibra 2085 kilovatti. Hästi kaua seisnud, mingi 12 aastat või millegi pärast ei seisma, ei tea. Mootor muidu toimis. Aga mootorit peal ei ole? Mootorit ei ole vaja. See, kelle käest ma ostsin, ütlesin, et võta kõik, mis tehnilise poole pealt vajalik. Võta need maha, et mul ei ole vaja. Ainult juhtmestik, kere juhtmestik jäi alles ja uksed asjad, tagaluukiga ei ole hetkel. Ja need juppe, nagu ma aru saime, väga palju leida ei ole, aga Lätist ja küll leiab neid entusiaste ikkagi leidub siin, aga automaks veel, eks neid Calibraid väheneb siin drastiliselt. Nii et vaatame, mis sellest saab ja peame nüüd selle Calibra koju. A few moments later. Niimoodi näeb välja juba nagu auto ju. Jaa, ta ei lähe praegu. Ehk siis siit on mäda, on ja? Polstrivärgid veel siin. Ja siis tange, mis on pool. Siit on roostes kõik. Aga muidu üldjoontes on ikkagi täitsa korralik. Natukene keevitamist ja pole hullu. Need uksed on täiega ägedad, mulle täiega meeldivad need uksed. Ta tõesti näeb selles mõttes hea välja. Et ma olen nagu üdine ikkagi Bemmi usku, aga see Opel näeb isegi päris hea välja. See siis oli meie uus auto koju toomine ja edaspidi siis te näete, mis me sellega tegema hakkame ja te võite juba kommenteerida ja mõelda, mis plaanid võiks meil sellega olla või pakkuda oma mõtteid, mis teie teeksite sellega. Aga tuleb põnev ja toimetamist tuleb palju selle autoga ilmselgelt, et see toorik on väga hea küll, aga vajab ikkagi natuke tööd ja seda me hakkame tegema. Nii et pange like, subscribe, öeldakse niimoodi või? Pange like, subscribe ja siis saate paremini jälgida, mis sellest punasest Opelist hakkab saama. Bye!